Tere kõigile, mina olen Kaja Koller, mina olen hüpnoositerapeut. Mind huvitab väga universumi seadused, kuidas liiguvad energiad ja kuidas need kõik neid mõjutavad. Täna tahaksin rääkida teile meditatsioonist, sellest, kuidas mediteerida, mis asi on meditatsioon. Ja see on nagu teistpidi vägagi tugevalt seotud hüpnoosiga. Kui keegi ütleb, et sa peaksid iga hommikul tegema meditatsiooni ehk siis maandust, siis tegelikult väga paljudel inimestel tekib see, minge kukele, mind see jura ei huvita. Et kõigi ettekujutus tegelikkuses mediteerimisest on see, et sa istud kuskil mingis kindlas poosis, käed mingis kindlas asendis ja seal oled oma vaikuses. Ja et see on mediteerimine. No ilmselgelt nii mõnegi jaoks see võib-olla isegi on nii, aga üldiselt meditatsiooni põhimõte ei ole tegelikkuses absoluutselt see. Kui ma räägin ka hüpnoosist siin kõrval paralleelselt, siis nende põhimõtted on ühed ja samad. Sest meditatsioon ja hüpnoos mõlemad on tegelikkuses keha ja meelte rahunenud seisund. Nad on tegelikkuses omavahel vägagi põhimõtteliselt selles mõttes nagu sõlmunud või koos olevad, sest nende ja peamine eesmärk on tegelikkuses sinu keha ja meeled viia rahunenud seisundisse. Kui meditatsiooni on võimalik kas siis nagu ise teha, mis väga tihti ei õnnestu, siis hüpnoos on tegelikkuses rahunenud meeleseisund, kus inimene, ehk siis terapeut, juhendades sind viib sinna rahunenud seisundisse, siis meditatsioon on põhimõtteliselt täpselt sama, et kui sa kuulad juhendatud meditatsiooni, siis tegelikkuses see inimene, kelle meditatsiooni sa siis kuulad, juhendabki sind minema sinna meele rahunenud seisundisse. Täpselt sama on hüpnoosiga. Algused on neil ühed. Meditatsioon ja hüpnoos. Rahunenud seisund tähendab tegelikkuses seda, kus su keha ja meeled on rahunenud. Kui me mõtleme sedapidi, et mu peas ei jookse mitte ühte mõtet ringi, siis tegelikkuses järjekordselt pole see päris tõene. Et ka meditatsiooni puhul, nagu hüpnoosi puhulgi, on kõige olulisem osa tulla ja olla kohal oma kehas. Jah, väga lihtne. Tule ja ole kehas, omaenda kehas, siin, nüüd ja praegu. Tunneta oma käsi, tunneta oma jalgu, tunneta oma pead. Keskendu oma hingamisele, tunneta, kuidas su kopsud töötavad, tunne, kuidas su süda töötab. See ongi meditatsioon, rahunenud seisund, olla kohas, siin, nüüd ja praegu. Tegelikult see on see, mida me peaksime tegema terve päeva, me peaksime olema nüüd, siin ja praegu koha peal. Palju teist tegelikkuses on? Ma tunnistan ausalt, isegi mina ei ole. Kui tihti sa pesed nõusid ja naudid seda, oled selles hetkes, pesed seda nõud ja mõtled sellele nõude pesemisele. Palju sul tegelikult taustamõtteid jookseb seal, mis sa kõik päeva jooksul ära teinud oled, mis sa veel tegema peaksid, mida sa veel teha tahad või seda, mida naabri Mari ütles, mida ta selle all mõtles. Tunnistage ausalt, kes meist suudab olla siin, nüüd ja praegu koha peal järjepidevalt. Väga vähesed, kui ausalt öelda, siis peaaegu vist mitte keegi, arvestades meie ühiskonda, kui just välja jätame nüüd siin joogakurud ja kõik need meditatsioonikurud ja kõik need kõrgelt arenenud kurud, kes üritavad meid siin enesearengu teel aidata, siis ilmselt võib-olla nemad
on ainsad, kes suudavad hoida ennast nüüd siin ja praegu koha peal, ilma et neil oleks taustamõtteid, mis jookseksid ühest nurgast teise. Sest naljakas on see, et me modernses ajastus multitaskime hästi palju. Tunnen seda ja tean seda oma naha peal. Et sa oled nagu pidevalt jooksus, sul on pidevalt 100 asja korraga teha, rääkimata siin noortest emadest, kes on emad, kes käivad tööl, kes õpivad samalaegselt paralleelselt, kes teevad karjääri, siis tegelikkuses sa ei ole siin nüüd ja praegu kohal. Ja veel vähem suudad sa mõelda iseendale, alati paned sa kõik teised etteotsa. Aga nüüd see meditatsioon ja hüpnoos ongi nagu need kohad, kus tegelikkuses sa tuled siia nüüd ja praegu koha peale ja see aeg on täpselt sulle endale, sinu iseenda jaoks. Ma tean, mina ei ole suutnud ka ilma juhendamiseta tegelikkuses hüpnoosis olla, meditatsioonis ega hüpnoosis olla, sest tegelikult on võimalik teha ka enesehüpnoosi. Aga poolel teel kuskil poolel maal mu mõtted hakkavad uitmõtteid tegema ja nagu see tagasisuunamine iga kord ei ole just kõige lihtsam. Aga tegelikult sa peaksid justkui ennast tagasi suunama, iseendaga mitte pahuksisse minema, iseendale aru andma, et tegelikkuses kõik tuleb omal ajal ja praktika ja järjepidevus on see, mis viivad sihile. Ja loomulikult kõik päevad ei ole vennad, on neid päevi, kus me suudame palju paremini keskenduda ja on neid päevi, kus mitte. See kõik on seotud sellega, kuidas me laseme oma kehal puhata, millises hetke elufaasis me oleme, palju me laseme välistel mõjutajatel ennast mõjutada, palju me laseme välistel sündmustel tegelikkuses ennast sellest sisemisest rahuolekust viia kuskile mitte rahunenud olukorda. Iga kord ei õnnestu isegi minul, kuigi ma olen ka juba päris head mitmed aastad seda üritanud praktiseerida. Mitte üritanud, vaid nagu praktiseeringi. Aga ma peaks ütlema, et peale paari aastast tööd ma järjest rohkem suudan olla seal. Ja see on täitsa normaalne, et algatuseks võib-olla ongi seal 5-10 minutit see, kus sa suudad olla siin ja praegu, nüüd ja koha peal. Ja kõik see praktika käigus jõuate sinnamaale, kus aeg pikeneb ja pikeneb ja pikeneb. Ja kuna me kõik oleme erinevad, siis igalühel meist võtab see teekond täiesti erineva aja. Ma loodan, et ma suutsin siin nagu välja tuua kõik need aspektid, mis tegelikkuses meditatsioon ja hüpnoos on. Tegelikult nad on suht üks ja seesama asi. Ja toredat harjutamist teile. Kui kellelgi on soov ja soovib meditatsiooni või hüpnoosi, et oma keha viia meditatsiooni või hüpnoosi ja rahuneda ja lasta oma kehal seal rahuneda, siis olete alati teretulnud saatma mulle meili ja ma saan teid aidata sellega. Minu kontaktid on täiesti olemas all kirjelduses alateadvuskood @gmail.com. Seniks aga likeige, kirjutage, subscribe'ige ja peatsete kohtumisteni uutes infotundides. Tšau!